Tere tulemast kõigile ja mul on hea meel teiega jagada oma uut tikkimistööd. Ja nagu te näete, tegemist on tõelise värvusteraapiaga, sellepärast et kõik need imekaunid mulineelõngad ja need toonid on selles töös kasutuses. Aga enne kui ma näitan, kui palju mul tikitud on, näete te katkendit ühest vanast videost ja seal ma täpselt näitan ära, mis siia komplekti kuulub. Minu uus töö saab olema firmalt Triolis ja see on premium sarjas, see tähendab seda, et siin on raskemad ja aeganõudvamad tööd. Pärsia aed, Persitski saad, Persian Garden. Ja siin on kirjutatud, et komplektis on sees kanvaat Zweigart ja mulinee niite kasutatakse firmalt Ankor. Valmis töö mõõdud on 30x50 cm ja kunstnik on Anna Petrosjan. Komplekti kuulub kanvaa, count 14, Aida Zweigart firmalt, 27 värvi Ankor mulineed ja siis on siin veel bisser, see on siis helmed, 6 värvi ja siis on 2 nõela ning näidiskaart, seda kohe ma vaatame. Sellises karbikeses, ta on lahtikäivas karbikeses, on need premium tooted. Nii, lahti käib ta siis selliselt, et originaalis ma olen ta korra juba lahti teinud, on ta selliste holograafiliste kleepsudega kinni, et kui te ostate, siis te teate, kas seda on varem avatud või mitte. Nüüd minul ei ole siin Zweigart, mitte Aida kanvaa, vaid ma otsustasin selle välja vahetada. Ka Zweigart firma, aga see on nüüd labase sidususega Evenway ja 49x70 cm on see tükk, et originaal Aida oli 50x70 cm. Sellepärast, et lisaks sellele, et ma tikin pildi, peab jääma ka igale poole nii raamimiseks kui selle tikkimisprotsessiks. Igale poole peab jääma siis vaba pinda. Nõel firmalt John James. Ma arvan, et see on tikkmisnõel, sest on hästi peenikene. Siis on siin värviline skeem. Ja tegelikult on siin rohkem kui üks värviline skeem. See peaks olema siis niimoodi, et üks skeem on tikkimiseks ja teine skeem siin on tikkpiste ehk siis backstitchi tegemiseks. See peaks, ja siin on ka märgitud, millised helmed on vaja tikkida. Selle jaoks on eraldi skeem ja see, mis see on? See on selle eelmise skeemi üks osa lihtsalt, et ei ole mahtunud ühele. Mingi saba paistab siit. Siin on siis toodud ära, kuidas tikkida. Ja loomulikult on siin kasutusjuhend, mis tuleb läbi lugeda igaks juhuks. Ma ei oska ütelda, kui palju mulle meeldib see värviline skeem. Aga ma arvan, et saame hakkama. Ja siin on mulineed. Värvid on sellised hästi ilusad, selged. Huvitav, siin on number 16, kas seal on juba ikkagi numbrid peal või? Nii, ma näitan, siin on siis näidised. Siin on see papist aukudega selline riba. Siin on värvinäidised, see tähendab seda, et nüüd tuleb võtta kätte ja 14 ja 15, kas on huvitav üks ja sama värv või? Väga väike vahe on küll sees. Ma korraks vaatan, 14, nad on ikkagi siia pannud ka selle numbri. Et selles mõttes on natukene kergem. 16, see on see värv. Et nüüd tuleb siis vaadata, kas kõik mulineeniidid on olemas. Ja nad siia organisaatori peale panna. Ja siin on helmed. Vot sellega hakkan ma tegelema. Ma panen kõigepealt, ma arvan, et ma lõikan nad kuskil meetri pikkusteks. Ja siis panen siia papist
aluste peale nad ära. 24. Ma mõtlesin, et huvitav, et miks need siin on, aga neid värve on nii vähe, et neid tõenäoliselt ei ole dokina pandud, vaid neid ongi pandud siia. Nii palju, kui neid on. No selge. Natukene siis näen vaeva ja panen kõik oma mulineed siia valmis juba. Ja tekitud on mul sellest tööst nii palju. Nagu te näete, ma hakkasin tikkima nagu tavaliselt alt ülesse. Ja tikin ma siis mitte Aida Canvale, vaid see on spetsiaalne tikkimiskangas. Eesti keeles peaks selle kohta ütlema labane kangas ja inglise keeles even wave. Ma algul väga muidugi rõõmustasin, et siin ei ole mitte poolristpisted, vaid tegemist on gobelääniga. Tõenäoliselt teen ma kunagi hiljem mingi eraldi video sellest, et mis vahe on poolristpistel, pärlpistel ja gobeleänil, sellepärast, et nad näevad pealtpoolt kõik ühtemoodi välja. Aga praegu ma ütlen seda, et jah, gobeläänis mulle meeldib rohkem tikkida kui poolristpistet. Algul ma muidugi väga rõõmustasin, et poolristpiste või siis antud juhul gobelään läheb ju poole kiiremini, aga tegelikult midagi lihtsat selles ei ole, sellepärast, et nad on suhteliselt laiali siin, vähemalt siin tikandi ääres. Ja väga raske on leida kohta, kuhu see mulineel kinnitada, sellepärast, et siia ei saa väga suuri selliseid pikki lõnga niite jätta siia tahapoole, et teiste pistete alla ta tikkida, sellepärast, et ta ikkagi paistab läbi kuigi palju. Et jah, et sellega on tükk tegemist olnud mul, kuidas kinnitada ja kuidas siis tikkida niimoodi. Need lilled, mis siin on tikitud kahekordse mulineelõngaga ja nad on kohe näha, et nad on paksemad ja nagu tulevad siit pildist välja ja need poolristpistes või gobeläänis tikitud pisted siin taga on sellised hästi õhulised. Nad on meil ühekordse lõngaga ka tikitud. Õige kuju saavad need lilled siis, kui siia tuleb veel tikkpiste, ehk siis backstitch peale, mis annab talle konkreetsed kontuurid, aga seda ma teen pärast. Ja kõigepealt mulle meeldib tohutult need värvid ja mulle muidugi väga meeldib, kuidas sellisel kangal, ühtlase kojaga kangal jäävad pisted. Nad jäävad hästi ühtlased ja ilusad ja hästi mõnus on tikkida ka, ta on palju pehmem kui Aida. Aga kõige suurem probleem on mulineelõngad. Et kirjutatud, et on ankor ja ma ei olegi aru saanud, ma olen vaadanud, otsinud infot, ilmselt ma pean ikka täpsemalt järgi vaatama, et kas tegemist on siis puuvillasega naturaalsega või on akrüüliga. Ma olen mõlemat infot näinud, aga mis probleem on? Probleem on see, et need heledad lõngad, siin hele lilla ja hele roheline, millega ma rohkem siin olen alguses tikkinud, eriti ühekordselt, kui ma tikin taga, ta meeletult tekitab igasuguseid pusasid. Et sisuliselt on nii, et ma tekin 15 poolristpistet ära ja mul avastan, et mul on kuskil sinna taha tekkinud pusa. Ja see on nii kohutavalt tüütu, sellepärast see tuleb üles arutada kõik. See pusa lahti arutada ja uuesti jälle tikkida. Ja iga kord, kui ma olen jälle avastanud, et jälle kuskil on mul seal midagi vaja harutada, siis peale seda mul läheb ikka päris tükk aega, ma istun ja ma ei taha seda tööd üldse jätkata, sellepärast et võtab kohe tikkimise isu ära. Muidugi üks variant on see, et kasutada mingit spetsiaalset tikkimisvaha, lõnga niidivaha, aga vaata minu jaoks on see, et kui ma hakkan tikkima, siis kõik see materjal peab olema nii hea, et ma ei tegeleks mingite kõrvaliste asjadega. Ma ei tea, kas siin üldse on originaal mulineelõngad, sellepärast et nad on kõik Riolise enda firma märkidega asendatud. Ma olen näinud videosid YouTube'is, kus on tehtud katseid ja võrreldud, et aeg-ajalt ka kõige suuremad firmad, mis Venemaal on, kipuvad oma tarbijad petma sellega, et nad ütlevad, et neil on seal Teamsi või on neil Ankor mulineed, aga tegelikult vahetavad osad mulineed mingi väga odava ja loomulikult ka mitte nii kvaliteetse firma mulineed vastu. Ma kirjutan siin üles, kui mitu päeva ma olen tikkinud ja ma usun, et ma olen praegu 11 päeva tikkinud seda. Et ma usun, et ma oleks selle sama asja saanud tikkitud 9 päevaga, kui ma ei peaks nii palju harutama. Saba juures on muidugi hea see, et siia ma saan tikkida juba 2-kordse mulineelõngaga ja seal juba neid pusasid tekib vähem.
natuke ehmatas mind ära, kui ma algusin tikkima hakkasin, et nii järgsad värvid, nii kollased, nii punased, nii roosad. kui üldpilti vaadata, muidugi siis ei häiri, et see annab sellise mõnusa värvilaigu sinna sabale juurde. Tõmban siia poole. Mida ma veel olen teinud, et kõigepealt muidugi Canva ma märgistasin ära, mis oli tohutult suur töö, sellepärast et vaadake, millised pisikesed lõimelõngad siin on. Tuleb lugeda siis mitte 10, vaid 20 pisikest augukest. Sellepärast on topelt tihedam ja tikitakse seda siis üle 2 lõimelõnga. Et natuke teistmoodi kui Aida kangas, aga selle eest jällegi see tulemus jääb ilusam. Miks ma selle vahetuse tegin? Mulle ei meeldi sellised osalised tikandid, mis on tikitud selle augulise Aida peale. Mul on kogu aeg selline tunne, nagu oleks aluspesu väljas. Minu jaoks see Aida kangas on tõesti aluspesu, mis kaetakse ära täistikandi puhul. Aga see osa, mis jääb pildist välja tikkimata, see peab minu jaoks olema puhas, sile ja ilus. Näitan teile veel ühte asja ja selleks on külgkinnitus. Et kui tavaliselt ma õmblen niidiga kinni, siis nüüd ma tegin sellise asja, et ma ostsin endale sellised pisikesed kontori, mis need on, kinnitid, krõpsud. Nende krõpsude külge siis kinnitasin kummi. Mulle meeldib see variant sellepärast, et teda on palju lihtsam panna, kui õmmelda sinna külge niiti. Ja kui mul on nüüd vaja vahetada, ma kerin nüüd seda pilti edasi, siis mul on väga lihtne seda kõike siit ära võtta ja tagasi panna.